Miks me siin oleme? Selleks, et aru saada, miks me siin oleme, ma pöörduks natukene joogateaduse poole ja ütleksin niimoodi, et me oleme siin kahel põhjusel. Peamine nendest on leida iseennast, avastada siis evolutsioonile tipp ja teine asi on siis õppida, saada targaks. Ongi kaks põhjust. Need on need põhjused, mis puudutavad inimest ennast nagu evolutsioonilises mõttes. Ütleme, loomulikult võib-olla praegu kuulajad mõtlevad, aga lapsed, perekond, kõik need väärtused. See on ego, see on bioloogia, see on kõik see, mida me inimestena nagu, ütleme, tavamõttes inimestena nagu kanname edasi ja see ei puutu üldse tegelikult inimese olemust. Ja need on täitsa erinevad asjad, neid saab valada täiesti erinevalt. Ja siit tulevad siis need ütleme, elud, mida me elame, ütleme siis mõtete ja emotsioonide poolt juhituna, seksuaalsuse poolt juhituna, seoses lastega, perekonnaga, sootsiumiga, tööga ja nii edasi. See kõik on nii-öelda bioloogilise elu jaoks rohkem selle alal hoidmise jaoks. Aga eneserealisatsioon tähendab midagi muud. See muidugi tähendab seda, et kui sa ennast oled avastanud, et siis kõik kaob ära ja ei ole vaja perega tegeleda, see kõik jätkub. Nüüd sa oled lihtsalt ise lavale tulnud. Enne seda asendas sind ju ego lihtsalt, sinu mõtted ja emotsioonid. Kas see on siis niimoodi, et nagu sa enne mainisid, et oled vahel kohtunud inimestega, kellel on elu tegelikult täiesti korras, töö, pere, raha, tervis, kõik on korras, aga midagi on nagu puudu. Et see miski, mis on puudu, kas see on siis see nagu, ma ei saa öelda enesega tegelemine, sest seda kohta täidavad hobid ja meelelahutus ja pere ja nii edasi, aga võib-olla see inimene ise on sealt puudu. Kas see on siis? Ja tegelikult on puudu selline nagu kindel rahulolu ja kindlus. See on puudu. Ja seda annab ainult, ehk seda kohta täidab ainult enese leidmine. Ma teangi Eestis paljusid inimesi, kes on TMK-l käinud, sest ma õpetan seda teekonda esimesel kursusel, esimesel päeval kohe. Ja ma tean, et nad toimetavad edasi, neil on pered, neil on töö, neil on sõbrad, tuttavad ja nad saavad kuidagi väga hästi kõik läbi. Et ei ole nagu mingisuguseid tavalisi neid emotsionaalseid, mentaalseid probleeme. Nad on nagu läbi lõhki head inimesed, aga see headus ei tule sellest, et nad püüavad olla head, emotsionaalsed ja mõttelised, vaid sellepärast, et avastades ennast, see headus muutub loomulikuks. Ja nad väljendavad seda loomulikku heaolu ja see nagu läbistab kõiki nende tegevusi. Nii et nad ongi nagu öeldakse, praegu tuli meelde üks väljaütlemine, et võib-olla jälle piiblist või kuskilt, et inimene on sisimas hea. Ehk iga inimene on sisimas hea. Aga kui sa hakkad mõtlema, mis see sisimas nagu on siis. Aga see ongi see, mille kohta öeldakse, et tegelikult mina ongi see sisimas hea. Ehk enese leiduna sa leiadki selle headuse. Et see ei ole loomalikkus. Kuskilt hiljuti lugesin, kus räägitakse, et inimene on sisult nagu loom. Ja see on see võib-olla bioloogiline keha, alateadvus ja kogu see muu krempel, mis ei ole inimene. See on tõesti võib-olla sellistel alustel, aga inimene ise on üdini hea, võiks niimoodi öelda.